Armsad õed ja ämmemad, palju õnne teile Ametiühingute Keskliidu poolt rahvusvahelise õdede päeva puhul ja lausa ÜRO õdede ämmaemandate aasta puhul. Kriisi ajal on paljude pilgud teile suunatud. Ka tunnustust ja tänu on avaldanud presidendid, kuningad, rääkimata väiksematest tegijatest. Fakt on aga see, et head tööd olete teinud kogu aeg, enne kriisi, kriisi ajal teete seda ka pärast kriisi. Ütlen seda patsiendina ja ütlen seda ametiühingu juhina. Õdede positsioon ühiskonnas on aastatega pidevalt tõusnud. Olete täna hinnatud professionaalid, hindamatud osalised ravimeeskondades. See kõik on tulnud tänu valdkonna ühingutele. Kõrge maine, parem palk, mõlemad nõuavad teadlikku ühist tegutsemist. Soovin, et koos tegutsemise vaim ei jätaks teid ja tihe side partneritega püsiks ja paraneks veelgi. Teha on ju veel. Palga kõrval on oluline ka mõistlik töökoormus ja tööohutus. Hiljutised sündmused näitavad, kui kriitilised on need teemad tervishoiutöötajate jaoks. Samuti on inimestele tähtis, et nad saavad oma tööd teha kvaliteetselt, piisava pühendumisega. Need aga on muu hulgas küsimused tervishoiu valdkonna piisavast rahastamisest. Nagu ütlesin 1. mai tervituses, kangelasi ei tohi unustada ka peale kriisi lõppu. Teadke, et teie probleemid on ka meie probleemid ja seisame kindlalt teie kõrval, et samm-sammult neid koos lahendada. Kõige lõpuks, aitäh, et olete Florence Nightingale'i vaimu kõrgel hoidnud. Õnne ja jõudu selle hindamatu missiooni jätkamisel. Head õdede päeva!